Tere! Mä loodan, että teillä on õpitku talles. Vaadakke, selline tuleks üles otsida. Ja lehekülg 180. Siin räägitakse koomiksist. Lukege mõttega läbi, kuidas koomiksit on kirjeldatud. Mina siin ei peatu pikemalt. Ma ütlen ainult, et kodus lugege Ollimar Kallas. Siin on mitu lehekülge Ollimar Kallase koomiksit. Te ei pea vastama küsimustele, aga te peate lugema seda. On ju aus? Mina räägin teile, mis koomikseid ma lugesin, kui ma olin väike. Minu lemmikkoomiks oli Tex Willer. See on eesti keeles. Selles kogumikus on Apache Kid, Comanchide lõpp, Dakotade sõnum. Need on metsiku lääne lood. Ja neid ma lugesin lapsena kõige rohkem. Mis mulle veel meeldis, muidugi Piilupart Donald. Ma võtsin oma kollektsioonist välja Kalle Anka. Arvate ära, mis keeles see on? Nu tar jag bilen och kör runt berget. Rootsi keel. Nüüd võtame auto ja teen tiiru ümber mäe. Aga minu emakeel ei ole ju rootsi keel, vaid soome keel. Ja soome keeles Piilupart Donald on Aku Anka. Ja need ilmusid sedasi sellisel kujul. Kõige ägedamad lood, mille joonistas Karl Barks nimeline mees. Siis on mul mõni Piilupart Donald veel siin. See on prantsuse keeles. Ja see äkki hispaania keeles või portugali keeles. Ma tegelikult polegi kindel. Ma näitan veel midagi. Asterix. Seda lugesin ma soome keeles, aga ma tahan näidata seda kõvade kaantega esimest Asterixi raamatut, mille ma ostsin prantsuse keeles Pariisist. Kui ma käisin esimest korda oma elus Pariisis, siis ma ostsin endale just selle raamatu Pariisist. Asterix ja Kleopatra. Asterix on ilmunud ka eesti keeles. Siin on Suur mereretk. Neid on ilmunud palju. Gallia kangelane, Gladiaator, Asterix, Galliatuur, Asterix ja Kuri keel, Asterix Korsikal. Need on väga kihvtid koomiksid. Ja veel ma räägin ühest koomiksist, mis mulle meeldis. Lucky Luke. Siin taga, siin on eesti keeles on kirjas metsiku lääne kõige käpedam põmmutaja. Aga nagu te näete, ta on nii kiire, et ta tulistab kiiremini enda varjust. On ju äge. Koomiksid meeldisid mulle hirmsasti. Ja loomulikult ma proovisin ka ise midagi joonistada. Kodune ülesanne ongi selline, et palun joonista ise oma koomiks. Ja ma soovin, et sa kasutaksid suurt paberit. Selliste kirjanikel on alati hästi palju pabereid kodus. No mingid nii suurt paberit. Ma olen siia harjutanud ise koroona joonistamist.
võtke suur paber ja joonistage mingi väike koomiks. Te võite mõne mänguasja võtta eeskujuks ja joonistada kõik, mis see mänguasi teeb. Või te võite mõelda ise välja oma koomiksi. Aga see on selle nädala kodune ülesanne. Palun saatke mulle foto sellest koomiksist. Siis ma näen, mis te olete teinud. Ja võib-olla mõni mõtleb, appi, kui pikk ta peab ikkagi olema. Piisab, kui sellel koomiksil on 3 sellist boksi või kasti, kuidas öelda. 3. Nagu näiteks siin üleval on 1, 2, 3. 3 kasti. Aga koomiks on samamoodi lugu. Nagu ka mõni raamat. Ainult seal on räägitud pildikeeles ja palju kiiremini kokku pressitud. Ja nagu ikka, kui teil on küsimusi, mulle võib helistada või kirjutada. Ma loodan, et kõik said natuke inspiratsiooni ja hakkavad kohe joonistama enda koomiksid. Ma ütlen veel üle. Õpikus ilmast ilma lehekülg 180. See on roheline kast, mis tuleb ära lugeda. Ollimar Kallase kohta tuleb lugeda, kes see mees oli. Ma ei hakka seda siin kordama. Ja võite lugeda ka läbi selle Kallase koomiksi. Tema on vahva Eesti autor.